Đúng rồi. Rồi cây, rồi cây, rồi ý cờ, rồi hai là
이쪽. 지금 거 보니.
samuti viiplen. Täna on parem, kui tema viipleb, sellepärast mina loen siin. Mina olen Silver. Kasvasin ja teiega koos. Vahepeal olin 25 aastat sõjaväes ja praegu olen sõjaväepensionär. Ja mul on au olla selle ürituse õhtujuht. Head külalised, üritusel osalejad ja ühingu liikmed. Tere tulemast teile kõikidele. Mul on suur rõõm teid tervitada Pärnumaa kurtide ühingu 100 aastapäeva tähistamisel. See on päev, mis kannab endas mitte ainult ajalugu, vaid ka meie kõigi ühise töö, armastuse ja pühendumuse vilju. 1 sajand on möödas hetkest, kui kõik sai alguse. Ja meil on au ja rõõm koos teiega tähistada seda olulist numbrit 100, mis tähistab mitte ainult ühingu sajandit, pikaajalist panustamist, vaid ka ühisuse, toetusvõrgustiku ja vastastikuse mõistmise jõudu, mis on aidanud kaasa nii kogukonna kui ka iga liikme elu rikastamisele. Ühing, mis alustas oma teed sajand tagasi, on täna tugev ja elujõuline kogukond, mille liikmed on üksteise jaoks olemas igal hetkel. Kõik need aastad on täis mõistmist, hoolivust ja üksteise toetamist. Ühingu mõju ei saa mõõta vaid aastate arvuga. See kajastub iga liikme südames, kes on leidnud siin oma koha, turvatunde ja kuuluvuse. Täna on meil võimalus mitte ainult meenutada minevikku, vaid ka mõelda, mis ootab meid ees, mis teeb meid tugevaks järgmisel sajandil. Täna on meie kõigi aeg mõelda sellele, kui palju on kordi saadetud, aga ka sellele, kuidas edasi liikuda. Ühiselt jagatud hetked, toetus ja armastus on need, mis aitavad kogukondadel tugevneda ja areneda. Aitäh kõigile, kes on selle sajandi jooksul andnud oma panuse, olgu see igapäevaelu, ideede või tegude kaudu. Tervitan teid kõiki soojalt ja ütlen, täna on meie õhtu. Soovin kõigile meeldivat ja mälestusväärset õhtut, täis naeru, rõõmu ja toredaid meenutusi. Sõna on Andrus Siidil. Tere tulemast, mul on hea meel. Teie ülejääte täna siia. Tere tulemast täna kirjanduspäeval. Tähistame 100. sünnipäeva.
veebruaril 1925 otsustasid siis Pärnu aktiivsemad kurdid luua oma organisatsiooni, mis ühendaks kuulmispuudega inimesi ning seisaks nende huvide eest. Nimeks sai Pärnu Kurttummade Selts Vaapad ja esimeheks valiti Tõnis Laas. 100 aasta jooksul tegutsesid kurdid erinevates majades kokku 9 kohas. Praegu on meie kodus Lubja 48A, mis kuulub ettevõttele osaühing Pinne. Meie liikmete arv on praegu 78 ja enamus on vanemad inimesed. Pensionäridel on oma kooskäimise koht ka Kurtide Maja klubis. Igal neljapäeval on kõikidel kurtidel võimalus Lubja 48A ühinguruumis saada kokku tuttavatega või ajada oma asju, sest kohal on ka viipekeelerühm. Oleme korraldanud koolitusi, loenguid ja kohtumisi Eesti Kurtide Liidu esimehega, Eesti Vabariigi Riigikogu liikmetega, Päästeametiga ja paljude huvitavate inimestega. Ühingu traditsiooniks on tähistada igal aastal vastlapäeva, ülestõusmispühi, jaanipäeva, rahvusvahelist kurtide päeva, kadripäeva ja jõule. Igal aastal oleme korraldanud mõne ekskursiooni Eestis, Lätis või Leedus. Meie liikmete seas on Andekalt Taidle, tänavu tähistame Pärnu kurtide pantomiimitrupi 55. aastapäeva ning me saame nautida nende suurepärast esinemist ka täna. Mul on hea meel, et meil on nii palju toredaid ja teotahtelisi inimesi. Tahan kogu südamest tänada teid kõiki, kes te olemas olete. Soovin, et me hoiaksime ka tulevikus kokku ja teeksime üheskoos veelgi ägedamaid asju. Veel suur tänu neile, kes on meid aidanud, eriti aga Pärnu linnavalitsusele. Koda, Eesti Kurtide Liitu ja osaühing Pinne. Esmakordselt sai kaante vahele teos Pärnumaa Kurtide Ühingu ajalugu 1925. See raamat aitab säilitada meie mälu ja meenutada, kust me tuleme. Seetõttu on teos väga oluline meie Pärnu kurtide ajaloo hoidmisel. Luuletaja Juhan Liiv on öelnud, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuga. Võtab sõna debataste Mati Kartus. Jätkab Andrus Siig.
segadus. Kurtliidu ajaloo kuraator Pärnumaa Kurtide Ühingu juhatus soovib tänada väikese meenega kõiki, kes on paljude aastate jooksul osalenud aktiivselt ühingu töös ja samuti neid, kes on igati toetanud ja abistanud meie ühingut liikmete huvide ja heaolu eest seismisel. Suur tänu teile kõigile tehtud töö ja Pärnumaa Kurtide Ühingu tänada Pärnu linna valitsus, Roomet Kosentraaniu, täname suure abi eest, Roomekut ei ole, on asutaja. Nii, nüüd kutsun Pärnu linnavalitsuse abilinnapead Riido Viirukit. Tema ise ütles, et võt selle pärast valitsus, võt tuleb siia. Pärnumaa Kurtide Ühing tänab Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat Tõnu Poomu. Tänukiri Pärnumaa Kurtide Ühingu poolt linnavalitsuse sotsiaalosakonna hoolekande peaspetsialist Carolin Virk. Endine Eesti NSV Kurtide Ühingu Pärnu klubi ja territoriaalosakonna esimees Liisa Konsik. Endine Pärnu klubi ja territoriaalosakonna esimees ja kauaaegne mõttekeelt Valeri Peet.
Eesti Kurtide Liidu endine esimees Tiit Pakk. Pärnumaa Kurtide Ühingu kauaaegne rahvatantsurühma, liikumisrühma ja lasteriigi juhendaja Helje Meelik. Kauaaegne pantomiimiringi juhendaja Mati Karpis. Viipekeeletõlk Inga Kaare. Tahame tänada Tallinna ja Harjumaa kurtide. Avaldame tänu Tartumaa Kurtide Ühingule.
liiga koostavale peale oli kirjutatud Riia kurtide, tegelikult Läti kurtide muuseumi kuraator. Eesti kurtide muuseumi looja kuraator mul on hea meel, saime siis kingitused tänukirja. Järgmiseks on Maiki Kaktus. Tere kõikidele! Meie Pärnumaa kurtide ühingu esimees Andrus Siig on väga kaua, väga pikka aega olnud ühingu juhatuse esimees. Me oleme olnud ikka koos 24 aastat ja Andrus on väga palju korraldanud erinevaid üritusi ja läbi viinud mitmeid üritusi. Ja ta on kõike teinud seda väga hästi ja ta on täiesti väsimatu. Küll ta koostab igasuguseid erinevaid asju, projekte ja siis ta raamatut ta toimetas ja koostas ja tal on hästi palju kontakte. Küll tal on kontakte Leeduga, Lätiga ja meie siis Pärnumaa kurtide ühingu liitud oleme kõik väga uhked tema üle. Suur aitäh! Tema on minu kooli ette. Ikka sinna vahele, nende kaante vahele on panna erinevad vajalikud dokumendid. Järgmislikud dokumendid saab seda vahele panna. Tema oli parem koolis, ma tulin hiljem. Ja me väga soovime, et ta jääb edasi meie esimehe.
pool. Palun vaadake, palun tähelepanu, et praegu meil siis Pärnu abilinnapea võtab sõna ja tervitab teid, see on väga tähtis ja oluline meile. Tere ka minu poolt, mul on väga hea meel näha teid nii rohke arvus. Anne peab kuhugi tooli peale. Kahjuks ei saa täna Pärnu linnapea Romek Kosentraat. Tervitan mina, Riido Villup, abilinnapea. Romek tahtis kindlasti siin kohal olla, aga ta peab täna olema nii osavõtjana kui ka ühe korraldaja meeskonna liikmena olema Pärnu moto hooaja avamisega. Ja kuna see on hästi suur sündmus, siis on seal päris mitmeid linnavalitsuse inimesi veel osa võtmas ja korraldamas, kaasa arvatud mina. Kuulun Lions Livonia klubisse. Lions on rahvusvaheline heategevusklubi. Teeme oma kodudes ise erinevaid söögiasju, kooke, võileibu ja müüme neid siis natukene kallimalt erinevatel üritustel. Kogume raha, et teha head ja muide ka Pärnumaa Kurtide ühing on saanud meie poolt tuge mõned aastad tagasi, kui me peredele, siis ühingu liikmete peredele aitasime osta jõulukingipakke. Aga sellel aastal toimetame noorte vaimse tervise valdkonnas ja kogutud rahaga siis toetame neid. Aga mine tea, võib-olla järgmine aasta toetame ka Pärnumaa Kurtide ühingut taas. Aga nagu ma ütlesin, linnapea Romek Kosentraanius tahtis kindlasti oma sõnumi teile edasi öelda ja müüli kurb, et ta ei saanud kohal olla. Ja seepärast, et ma ei eksiks, mida ta kõik öelda tahtis, on mul kaasas väike tekst, mille ma siis teile ka ette loen linnapea poolt. Lugupeetud külalised, armsad liikmed ja head sõbrad. Täna seisame siin hetkel, erilisel hetkel, 100 pikkuse teekonna tähistamisel. Pärnumaa Kurtide ühing on jõudnud väärika verstapostini. 100 aastat pühendumust, koostööd ja kogukonna hoidmist on midagi, mis väärib suurt austust. 1925. aastal, kui maailm oli hoopis teistsugune, kogunesid esimesed julged ja ettevõtlikud inimesed, kes panid aluse sellele ühingule. Nad tahtsid olla kuulda, mitte ainult helide kaudu, vaid südame ja meelte kaudu. Nad tahtsid, et kurtide hääl kostuks ja et see hääl oleks nähtav. Läbi kümnendite on Pärnumaa Kurtide ühing olnud rohkem kui lihtsalt organisatsioon. See on olnud kodu, kohtumispaik, kindlus, toetusvõrgustik ja ka kultuurihoidja. Siin on jagatud rõõme, muresid, on õpitud koos, on naerdud koos, aga ka nutletud koos. Siin on kasvanud põlvkondade pikkune kogukond. Tänu teile, head liikmed, on ühingust saanud see, mis ta täna on. Teie aktiivsus ja julgus oma õiguste eest seista. Teie usk sellesse, et igaüks väärib võrdseid võimalusi. See kõik on teinud teie ühingus valgusallika mitte ainult Pärnu ja Pärnumaa jaoks, vaid kogu Eesti jaoks.
tänan siiralt kõiki, kes on oma töö ja südame pannud ühingu arengusse. Täname juhatusi läbi aegade, koostööpartnereid, kõiki vabatahtlikke ja toetajaid. Teie pühendumus on olnud hindamatu. Tulevik toob kindlasti väljakutseid, aga ka uusi võimalusi. Meie kohus on hoida ja arendada seda, mille meie eelkäijad on loonud. Tugevad, sidusad ja elujõudis kokku, kus iga inimene tunneb end väärtuslikuna. Soovin ühingule südamest kogu jõudu ja palju õnne 100. juubeliks ja loodame, et järgmised 100 aastat on veelgi inspireerivad. Aitäh minu ja linnapea poolt ja head jõudu jätku. Bravo! Järgmine etteaste Tartus. Külalised, kallid kohaletulijad, Pärnumaa kurtide ühingu pantomiini ja estraadigrupp esitab siis teile. Meil on 2 esinejat, kes esitavad teile pala. Esimene pala on siis esimene pala, mis me esitame, on siis romantiline koosolemine ja teine on siis Urve Orav esitab luuletuse. Ja see luuletus on siis kõikidele teile ja need esinpalad on kõikidele teile ja see näitab siis seda, et me armastame Pärnu inimesi ja oma kogukonda. Aitäh! Ja vabandust, ma lisan juurde, et Lea ja Krist on need esimese pala esinejad.
sest siis kõik tulevad kohale, nad viiplevad seal, nad suhtlevad ja see kõik on meie südames. Pärnu on merelinn, seal merel sõidavad laevad, maailm on seal koos ja ikka meil on südamed koos ja me viipleme seal koos. Pärnu on ju suvelinn, kus lilled õitsevad igal pool, lilled on kõikjal igal pool. Ja kui ma lähen ära Tallinnasse, Tallinnas lauldakse, mõtlen ikka selle peale, me oleme merelinnas ja mis meid küll seob, ikka süda seob mind siia. Meri, mere ääres on liivaluited, liivaluited jälgi täis. Kes need jäljed siia küll jättis? Kas teie või teie kõik koos ja see on kõik meie südames, ikka südames. Mered sõitvad laevad. Nad kõik annavad meile rõõmu südamesse. Etendusel on nüüd lõppenud, et soovin teile, aitäh teile, et te vaatasite meie etendusi. Järgmiseks on vaba sõna ühingu liikmetele ja külaliste etteasted, kes soovib ürituse külalisi tänada. Tere kõigile kurtide ühingu liikmetele, külalistele, koostööpartneritele. Pärnumaa vaegkuuljate ühingu poolt saadule. Võib-olla osa, kes on kauem olnud kurtide ühingus, teavad, et ka Pärnumaa vaegkuuljate ühing sai alguse Pärnu kurtide ühingust. Pärnumaa vaegkuuljate ühing sai 30-aastaseks ja ka meie peame pidu, peame kuu lõpuks pidu. Et meid niimoodi laiali jagati, võtab selle au omale Eesti Vaegkuuljate Liidust üks liige Uno Taimla, seda enam ei ole, kes arvas, et kurdid ja vaegkuuljad võiks olla eraldi oma ühingutega. Ja ma tahan ütlema, et vaegkuuljate ühinguid on ka väga palju. Et praktiliselt kõikides suurtes linnades on oma ühing, Saaremaal ja Hiiumaal samuti. Mul on väga hea meel
hästi praegu olla mõtlemilises väärikas eas ühing ja kui nooruslikult te välja näete, nii rõõmsameelsed, lustilised, et soovin teile edaspidiseks veel palju-palju aastaid. Ja siin on natukene mett teile, natuke lille, et teie need klubijutud oleksid magusad. Suur aitäh kutse eest ja edu teile edaspidiseks. Sõpra hoidavad, siin on üks pilt ajaga. Seda pilti saaks klubi seina peal kanda. 1925 aasta oli teine aeg, siis olid ju teised kombed ja soovin jõudu, rõõmu, armastust edaspidiseks. Ärge Jumala eest tempot maha võtta. Kalli, see on keskjuhatus ja siis on Tartus. Tere kõigile. Tahan tänada tähelepanu eest. Vaatamata sellele Pärnu juba 100 aastane, nii palju on tehtud, tahan öelda, ma pean tänama Pärnu pensionäride eestvedajat Liidia Kulkepa. Kui mina Tallinnas pensionäridega vean seda kaigat, Liidi on siin Pärnus väga hea meel. Pärnusega kohtuda, eriti hea mälestus, kui käisime jõe peal laevaga sõita. Aitäh, hea mälestus eest. Kiidan Liidia. Tore on üksteist näha.
jah, sina küll. armsad pärnulased, kurtide liidu esimees Andrus. See on ikka tõeline. väga. Ütleb niimoodi, et läheb, peab olema kaaslane kõrval. Aeg oli nii kiiresti mööda, 2003 või, et kui ma nagu esimehe ametist kõrvale, aga ma pean liiklema, muidu unustan ära. Tahan öelda, ma pole mitu aastat nagu seda liigu juhtinud, tegelikult ma juba ammust ajast olen nagu automaatselt praegu ka ikka olen aktiivne. Varem ma olin nagu ühingu liige, olin tegev ja siis niimoodi on edasi läinud, et lõpuks siis jõudsin kurtide liidu esimene. See töö ei ole kerge. Mõni mõtleb, et esimees, mis see on, see pole midagi. Aga tegelikult see on ikkagi nii raske, kui sul tõlki kõrval ei ole. Igas ühingus on väga oluline, et hoida ühingut. Kui on need allühingud, siis tänu allühingutele see koos tegutsemine, siis on see kurtide liit ka tugev. Mida kauem organisatsioonid tegutsevad, seda tugev on ka liit. On ka sellised vanemad ühinguid. Hea on, kui inimesed oleksid aktiivsed. Kui ikka kutsutakse osa võtta, siis tulge kindlasti kaasa, et me peame ennast näitama. Kurta nii vähe, nagu ainult mõned üksikud, siis ei panda tähele. Kui meid on rohkem, siis märgatakse rohkem. Ega see töö ei ole ka kerge. Midagi välja mõtleda, midagi huvitada, inimesi kokku kutsuda. Ja kuigi ma olen praegu nagu kõrval, ma ikkagi jälgin, mida organisatsioonid teevad ja kas tuleb mingisugune üritus. Ja siis on teised ka, kellel tuleb ümardused sünnipäev. Ma ei säännetlik kutsusid. Soovin kõikidele Pärnu inimestele, hoidke üksteist, olge rõõmsad. Äkki olge sellised teinekord kurjad, olge rõõmsad. Palju õnne.
Saya tak bertanya mana. Ya, saya tak bertanya. Oh, sudah. Mina nüüd meenutan aegu tagasi 25 aastat. Pärnumaa kurtide klubi, meil oli kurtide spordiselts Seero ja me oleme nii pikalt olnud ka koos 1992, tähendab olime kuni 1992 olime koos, siis me läksime nagu eraldi jagunesime ja meil on nüüd kurtide spordiselts Seero läks siis nagu oma ühe suunaga ja siis kurtide ühing siis teisega, aga me kogu aeg oleme nagu üksteist toetanud, et see on selline sõbra käe andmine ja me oleme kogu aeg olnud üksteise kõrval ja toetanud teineteist. Aitäh Pärnumaa kurtide ühingule ja palju õnne siis 100. juubelipäeva puhul. Meil on kinkekaart, siis ise saate vaadata, mida te siis ostate, mõtlete, mis teil on vaja selle kinkekaardi eest osta. Palju õnne! Palju õnne teile, oot, ega ma veel kohe ei anna, ega mul väga pikk kõne, päeva lühike kõne on mul, aga palju õnne ja siin sees on siis sellist asjadest saab nüüd mõelda, et mis siin, ükskõik see sobib nagu kõigile, sobib nii noortele kui ka vanematele inimestele, kõik, kes tulevad klubisse, saavad seda klubis siis sellega tegeleda. Kotis on see, mis sobib kõikidele. Male, kabe. Lugupeetud külalised, kallid pärnakud, kõik Eestimaa inimesed, kõik, kes on siia tulnud. No nii, nüüd on 100 aasta juurde. Ja siis Tallinna pensionäri grupi poolt siis teile juubeli puhul palju õnne. Tallinna pensionäri grupi poolt teile palju õnne. Oleks mõtlema. Ja see on siis et meie autor on siin ja autor, kes selle tegi, on siin, et tõusid nagu püsti ja tema tegi selle ise. Palju õnne. Palju õnne ja teil on pikk ajalugu selja taga. Palju head teile kõik edaspidimist ja me vaatame ka ja saame kogu aeg õppida teie järgi ja lõpuks oleme meie ka palju targemad. Et meil on olnud väga hea koostöö Pärnu ja Tartu vahel ja tegelikult on meie sõprussidemed kogu aeg muutunud ka veelgi paremaks, et me oleme palju koos olnud, palju suhelnud ja me oleme üksteist palju aidanud ja palju suhelnud koos. Kaido Paalesega ja siis meie ja meil on olnud väga tihe koostöö ja mul on väga hea meel. Me oleme teinud koos palju filmimisi, videosid ja täna ka, et siis
ja täna ka tahan öelda seda, et ikka meie koostöö jätkub edasi Tartumaa kurtide ühinguga, tahan seda öelda. Ja ega Pärnu on ju selline koht, mis on ees olla palju ujuda ja siis ei ka uju ikka. Pärnu on ju mereäärne linn. Ja Pärnu siis, Pärnu kurtide ühingu sa võisid niimoodi sinule linnas ringi käia selle tärniga. Ja veel, et sa käid kogu aeg nagu tööl, et sul on maal vaja tööd teha, sa käid linnas käid tööl ja siis me nagu mõtlesime ka, et kui sa maal teed tööd, ei see on linnas, et siis on selline särk, et linnas käia. Palju õnne! Tere! Oota natukene nii. Et pärast siis saame kõigile näidata ka seda või üks hetk, et Pärnumaa, et siin ühesõnaga selles albumis on siis sees palju ajalugu ja palju pilte ja mis on osad pildid, mis on nagu Tartus me oleme saanud, et nüüd on need pildid lihtsalt kokku kogunud ja Pärnu kultuuri kohta, Pärnu elu kohta ja teod ka, igasugused lõbustused ja suved ja kõik on siin albumite vahel need pildid. Toredad lõbusad üritused on olnud jalgrattasõidud, tore nagu. Siin on veel pildid. Mängude kohta erinevad mängud ja siis tegelikult see album jääbki Pärnumaa kurtide ühingule ja teil on huvitav vaadata ja ilmselt on seda neid pilte. Aitäh! Andres ütles aitäh! Ja mitte kunagi ei ole niisugust, ütleb halvasti, või nagu, kes on, mina ise, mitte kunagi ei ole, samuti mitte kunagi ei virise, pisiasjade pärast, mitte kunagi. Ja austatud meie kallis Andrus, aastaring teeb 100. tiiru praegu ümber teie ühingu. Vaatan, kas seisab juba. Aita Ole ja hoia. Aastaring teeb 100. tiiru ümber teie ühingu. Kingib teile palju rõõmu, kauneid hetki. Veel ja veel. Palju lilli, õnnitlusi, kallistusi, sadasid, tervist ja jäksu teile, kuhu jaga.
rõõmu tegemistest, päikest ja säda järgmiseks sajandiks. Nii mina ja meie Tartu Ühingu tõlgid. Lilled ja Obigat ja veel ma räägin natuke edasi. Aga Annekene kallis, ei, tule palun sina. Aga kurtidel ilma tõlkideta ei ole kerge, teate ise. Sellepärast on siin järgmine audio. Sälab meil kallis Hanne. Mida rohkem sa hoolitsid, seda rohkem võitsid. Ikka rõõmu, vastupidavust, säla, head tervist sulle, meie kõigil. Bravo! Ma tahtsin öelda, kõik käib igal pool muudkui jagu. Suu kuivab, nii et ma kingin sulle siin midagi, aga see ei ole alkohol. Ärge mõelge, ei ole. Siin sees on joogipudel ja kui käib kuskile, kurk kuivab, jood seda. Niisugune kurk. Ja alkohol ei ole sees veel. Võib-olla on, ei tea. Saladus. Suure tänu. Aga veel on üksteist nii pikka aega on olnud. Meie tubli kallis Valeri. See hoolib inimestest, kuid samas, kui see on, tundub lihtne, kuid samas see on kõige kaunim viis muuta maailma paremaks. Parimad soovid sulle, kulla Valeri, meie Tartu tõlkide poolt. Tänan. Aga lilled ja kummid jagame omavahel sõbralikult. Aitäh teile. Mis teeb üllejane? Kes nüüd järgmisena soovib õnnitleda? Tere teile kõigile, mul on väga hea meel teid kõiki näha ja mul on väga hea meel, et te kutsusite meid siia ja me oleme nii palju aastaid ka koos olnud ja koos suhelnud, omavahel kirju saatnud ja suhelnud palju ja soovime teile siis väga palju õnne, jõudu, jaksu. See on siis Läti muuseumi poolt. Mille peal on B-täht, no see on nagu Pärnu ju, on ju? Te võite siis mõelda ise, te võite ka siia panna oma soovid siia sisse, võite ka mõelda, või võite ka siis mõelda, kuidas seda kasutada, mida ei soovida.
tagasi, väga ammu saime juba tuttavaks. Siis meie käisime Pärnus, ma ei olnud enne Pärnut nagu näinudki, aga kui me saime Pärnus Andrusega kokku, siis ta näitas meile nii palju erinevaid albumeid ja nii palju mälestusi ja nii palju, mis on arhiivis olemas, mis mälestused. Need on kõik kuskile nagu ära, nad ei ole kõik nagu selles mõttes ära peidetud ja ära viidud, need on kõik alles. Et kõik on kogutud ja kõik see mälestus on alles jäetud. Et kõik on talletatud ja hoitud, et väga hea, et kui Andrus tuleb nüüd Riiga, siis kui Andrus tuli Riiga, siis me kohtusime, käisime ka muuseumis ja Andrus siis ütles ka, et Andrus ütles ka, et siin Riias on kõik asjad, et Riias on väga tore, aga ikka, ma ütlesin, et kas sa tahad jääda Riiga elama, ta ütles, ei, ma tulen ikka tagasi Pärnusse ja kui ma vaatan siin, et Pärnus, et mis siin on, et Andruse kõik see, et Andruse süda, ta on nii suurepärane, ta on nii südamlik inimene, ta on nii suurepärane, ta peaks ikka jääma ikka edasi ja olema ikka edasi esimees ja ikka olema siin kurtide eest hoolitsema või seisma ja ma siis annan talle üle ka auhinnad ja kingituse ja sa selle kingituse sa võiksid panna just enda koju seina peale, see on just sinu jaoks. Kas on veel soovijaid, kes soovib õnnitleda? Ma menen ära. Tere teile kõigile, tere kallid külalised. Palju õnne teile 100. juubeli puhul. Palju õnne teile 100. juubeli puhul ja siis te näete, siin on kenasti Haapsalu kõik on siis ilusti see taldrik, kus on siis peal või pilt, kus on siis Haapsalu linna vaade. Tervist teile pärnakad ja Pärnumaa kurtide ühingute liikmed ja külalised, palju õnne 100. juubeli puhul Saarte kurtide ühingu poolt ja Saarte kurtide ühing oli ju nõukogude ajal või Pärnu kurtide ühingu all, aga nüüd me oleme iseseisvad, nüüd me oleme eraldi iseseisvad Saaremaa. Ja aitäh, et te hoidsite ka meid enda all kunagi, Saaremaa kurte hoidsite meie all. Ja siis ma tahaksin veel öelda kõikidele, teisite südamed, tahaks, et te näitaksime kõik koos südameid. Suur aitäh teile, suur aitäh. Ja nüüd te saate kõik paljustada, saate kommi süüa. Soovin jõudu edaspidiseks kõikideks järgnevateks aastateks. Saaremaa kurtide ühingud, me käisime küll Saaremaal ja me mõtlesime, kas me arutasime, kas me muudame ära, teeme eraldi, kas Läänemaa kurtide ühingu, aga kas mina pakkusin, et las jääks eraldi Saarte kurtide ühingu, nagu Pärnumaa kurtide ühing, et jääks Saarte kurtide ühing. Tere! 100 aastat töötasin, on väga suur üllatus, see tundub nagu nii kauge, et kurtide ühingu poolt teile palju õnne.
ma olen viimane, ma ikka kardan, ega ma ei tahtnud tulla ka, ma ikka kardan. Ma värisen täiesti, et ma ei oska, ma pidin ikka siia ette tulema, aga mis sõnu ma ütlen, ma ei tea, mis sõnu ma ütlen. Aga mul on hea meel. Mul on hea meel, mul oli väga huvitav vaadata kõike seda ajalugu, ma olen Pärnus, käinud Pärnus paljudel üritustel, ma olen käinud jaanipäeval ja ma tean, et Andrus on väga hea südamega, kuidas ta hoolitseb ja hoiab oma kurte. Meie õnnitleme sind. Õnneks see kaart päästab mind, muidu ma tohutult komistaksin ja kardan, aga õnneks see kaart päästab. Austatud Pärnumaa kurtide ühing ja teile kõigile auväärsed juubilad 100 aasta juubeli pool siis. Aastad lähevad ja tulevad, aga las iga uus toob teadmist oma kurtide ühing ja teile kõigile auväärsed juubilad 100 aasta juubeli pool siis. Aastad lähevad ja tulevad, aga iga uus toob teadmisi ja palju mõtlemisi iga uus aasta. Hoiame. Soovime teie tegemised alati õnnetööksid ja koos tegutsemine teeb alati rõõmu südamesse. Ja see on siis meie oma Tartu pensionäride poolt. Ma olen vaadanud ikka ka Andrus kogu aeg, et ta nii pikalt on Pärnumaa kurtide ühingus ja et ta ikka vapralt, et tal oleks ikka jaksu jõudu kogu aeg edasi minna. Siis on siit selline küsimus. Tere teile kõigile, mina olen Soomest siia. Palju õnne 100 aasta juubelipuhul, palju õnne. Teeme pilti ka. Eile, kas sa kuuled ka? Elle, kas sinna taha oli rääkisid või? Selle ametlik osa on praegu lõppenud. Täname teid kõiki, et tulite meiega koos seda erilist hetke tähistama. Täname kõiki, kes oma panuse andnud on sellele üritusele. Ja kõiki osalejaid, kes oma kohalolekuga on andnud sellele õhtule sooja ja koduse meeleolu. Täna oleme tähistanud üheskoos seda suurt tähtpäeva. Ja meid ootab ees veel üks üllatus. Nii et valmistuge, järgmiseks on ees õhtusöök koos maitsva tordi ja toreda seltskonnaga. Nüüd on see aeg, kus saame veel rohkemgi jagada lugusid, rõõmu ja naeru. Suur tänu veel kord kõigile. Ilma teieta oleks see õhtu olnud selline, nagu ta on. Nautigem nüüd üksteise seltskonda ja pühenduge järgmisele toredale osale sellel erilisel päeval. Järgmisel üritusel juba
ise tulen ja olen viipekeele tõlgina. Enne veel, kui lähme järgmiste tegevuste juurde, teeme ühe ühisfoto. Kohe. Kui me läheme õue, teeme õues selle tegelikult ma ei ole, ma väga liigume õue. Thank you.